täna on kuidagi rebase lugude päev ja leidsin praegu just ühe, mõtlesin, et jutustan teile ka. Kuidagi juhtus nii, et rebane läks jõe äärde ja juhtus ka nii, et jõe ääres kivi peal oli parasjagu vähk. Ja siis niimoodi teritas oma sõrgu seal mõnusasti. Ja rebane mõtles, et teeb vähi üle nalja. Astus siis vähi juurde ja ütles, tere! Vaatan, et teritad sõrakesi siin. Hakkad muru niitma või? Endal oli liia veel, et küll tal tuli niuke hea nali pähe. Aga vähk ütleb, mis muru niitma? Ega siis minule on need sõrad nagu sinule hambad. Neid tuleb kogu aeg ilusti puhastada ja teritada tuleb. Ütles rebane, et nagu hambad. Aga ikka imelik, kuidas sa niimoodi käia saad, kui sul on hambad jalgade sees. Mille peale vähk ütleb, mis siin käimisest rääkida? Ma võin isegi joosta. Ma võin sinuga võidu ka joosta. Näed seda haavapuud? Teeme võidu. Ja usu, ma jõuan enne sind sinna kohale. Ja ma võin sul lasta isegi eespoolt startida. Palju seda meelelahutust seal metsas siis on. Rebane võttis kohe pakkumise vastu ja võttis ka selle stardipositsiooni parema pakkumise vastu. Vähk lasi rebase täpselt nii palju ettepoole, et sai veel tema sabast kinni haarata ja siis hüüdis 3, 4, läks. Ja muidugi rebane kihutas nagu kuul üle välja. Ja jõudiski sinna haavapuu juurde. Hooga keeras ümber ja siis hakkas vaatama, et kus vähikene on. Aga vähk lasi rebase sabast lahti ja toetas selja vastu puud. Rebane vaatab, hüüab. Õe, vähk, kus sa oled? Ja vähk ütleb selja tagant, siin olen. Mis sa karjud? Ma isegi ronisin vahepeal puu otsa, et vaadata, kas sa ikka tuled, et kas sa ikka täna jõuad kohale. Ja rebane ei osanud muud kosta kui uskumatu. Tollest ajast saadik enam rebane vähi üle kunagi nalja ei teinud. Ja vaat, missugust lugu on siis inimesed kunagi rääkinud, aga lugu ju sünnib loo peale, nii hakkas mind huvitama ka tegelikult vähk. Et mis temast räägitakse? Et kunagi vähk ei olnudki niisugune väike ja tagurpidi loom, vaid täitsa suur loom, nagu lammas oli vähk. Aga siis ükskord taevaisa tuli vaatama loomi ja vaatab, kõik on, vähki pole kusagil, lõikas, kus vend vähk on? Ja siis vähk tuli kuskilt kivi tagant välja ja ütles, me sa ei näe või? Mis on silmad tagapool või? Ja näed, ja taevaisa kuidagi vaatas seda vähki sellise etteheitva pilguga ja see hakkas ikka väiksemaks ja ma jäigi nii väikseks, nagu praegu on. Ja need silmad jäid tal ka tahapoole. Aga teine lugu räägib sellest, et vähk ja haug olid kuidagi omavahel riidu läinud ja hakkasid vägikaigast vedama ja üks vedas siiapoole ja teine sinnapoole ja vedasid ja vähk vedas nii südamest, et enam pärast ei saanudki edispidi kõndida. Jäigi kogu aeg taganema. Haugil läks paremini. Tema ikka saab niimoodi ka. Selline hommik.